tere hommikust jälle üle pika aja. Oleme siin Kes kuidas Sarina, täna hommikul eetris. Jah, ütle Svea, kirjakoha uuesti. me alles alustame. Ah, See on Matteuse 28:2 ja siis oli Daniel 10. Aga las Aalik alustab korralikult. Okay, good morning, Aalik. We start recording and whatever you need to say. Yes, indeed, whatever I need to say. Good morning. It has been, I think, some weeks ago, Nüüd on ikka üksjagu nädalaid läinud and we haven't met on this platform. ja me ei ole siin hommikuti kokku saanud vahepeal. This is a good platform for us most of the time. Et see on väga hea koht, kus hommikuti kokku saada. Yeah, because we are enriched and encouraged, inspired to. Sest need on sellised rikastavad ja inspireerivad hommikud. Yeah, quickly, God led me to look at the gates or the gates today. Vaatame täna väravaid. And this is among the books that I kept long time. And when God led me to read into that book, He started opening up for me. Ma leidsin ühe vana raamatu, mida ma kunagi lugesin, mis rääkis väravatest ja see inspireeris mind uuesti. See avas nii-öelda asju uuesti. It was so inspiring that I started revisiting what God deposited into me, I think, some good years ago. Ma hakkasin meenutama seda, mida Jumal andis mulle aastaid tagasi. And mainly the strength was spiritual warfare that was deposited very much into my spiritual life. Põhiliselt see, mis selle raamatu kaudu minu ellu tuli, oli arusaamine vaimsest sõjast. And that was really grabbed, I grabbed that the entire ministry I've done that. Ja nüüd terve see minu teenistus on olnud nii-öelda kantud ka sellest. And I looked at the rules of spiritual warfare. Ja ma vaatasin neid vaimse sõjapidamise reegleid. And the first rule was identifying your enemy. Kõige esimene reegel vaimses sõjas on see, et sa pead identifitseerima, kes on su vaenlane. And that was popping up for me because you cannot fight what you don't know. Ja see jõudis mulle kohale siis, sest et tõesti me ei saa võidelda millegagi, kui me isegi ei tea, mis asi see on. And the picture which was flipped was Pharaoh and his morning duties, early morning duties. Ja näide oli selle kohta Vaarao ja Vaarao hommikused rituaalid. When you read scripture in Exodus, you discover that he visited the Nile River every morning. Teises Moosese raamatus sa võid lugeda, kuidas Vaarao käis igal hommikul Niiluse ääres. To consult the gods and for every activity that happens for him. Ta käis seal nii-öelda jumalatega suhtlemas. Yeah, and that was temasse puutus. One of his duties or rules that he followed. See oli üks reegel, mida ta täitis. And so I'm not looking at that very much. It's just bringing to light what the Lord has been speaking to me through what this book tells. Ma lihtsalt mainin seda, millest see raamat rääkis. Yeah, but let's go to Matthew 28 here what it says. Vaatame Matteuse 28. And verse 2. Ja teine salm. Yes, what does the scripture state? And behold, a severe earthquake had occurred. Mm-hmm. Is that one? 28 verse 2? Matthew 28. Yeah, you continue. For an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled away the stone and sat upon it. Yeah. That is it. The angel came to roll away the stone
where the body was laid, not so. et ingel tuli taevast, et veeretada ära kivi selle hauasuu eest, kus see keha, Jeesuse keha oli maetud. So the picture is, what the picture of this scripture is, the tomb was secured and they put the body and they rolled the stone to Nii et seal. see on pilt sellest Jeesuse hauast, kuhu nad keha olid pannud ja nad olid selle haua sulgenud sellegi suure kiviga, nii-öelda pitseerinud. Why was that done? Miks seda tehti? It was to make sure that there wasn't any access of anyone to come and tamper with the body that was laid inside the tomb. See suur kivi veeretati hauasuu ette sellepärast, et olla kindel, et keegi ei tule midagi selle kehaga tegema seal või seda ära varastama. See oli nii-öelda kindlustamiseks, et kellelgi ei oleks sinna sissepääsu, ligipääsu. When we are looking at the gates, we are looking at something that secures, because the stone has to stand in like a gate to seal no access to what was laid into the tomb. See on see väravate printsiip, et see kivi veeretati selle hauasuu ette, nii nagu on väravad linnas või kuskil, et võimaluse korral sulgeda ligipääs sellele. Yeah. So which simply means no entry, no exit, because this is sealed. So we are looking at the stone to be like a gate of access, entry point and exit point. Nii et see värava eesmärk või selle suure kivi eesmärk siin on hoolitseda selle eest, et ei ole mingit sisse-välja liikumist, keegi ei saa sisse, keegi ei saa välja. And what the enemy did not know Aga mida vaenlane ei teadnud, that whatever was done to seal the tomb, that there won't be anything, no access to it. The angel came to roll the stone away. vaenlane ei arvestanud sellega, et ingel võib tulla taevast ja sellesse ligipääsu jälle avada, selle kivi ära veeretada. Yeah, there are certain things that we are locked in, and the enemy thinks there won't be any access or anything that can happen to roll that thing away. Meie elus võib olla samamoodi, et on kinnised sellised suletud olukorrad, kus vaenlane arvab, et sa oled nüüd kinni ja sa ei pääse kuskile, kuid ingel võib tulla ja selle jälle avada. Yeah, so one thing that I learned from this is that a gate is a port, like a place of exit and entry. Et need väravad on niisugused portaalid, kust võib läbi käia. Yeah, so the picture of the stone that was sitting on the tomb was a seal, access point. No one can come and tamper what is sealed inside unless they are given access. Jeesuse haud oli suletud ja pitseeritud, et keegi ei saaks seal mitte midagi liigutada ega teha. What the Lord allows, he allows. What he does not permit, he does not permit. Mida Jumal lubab, seda ta lubab, ja mida ta keeldub lubamast, seda ta ei luba. And everything happens at the gates. Ja kõik need asjad toimivad väravates. Access point is given at the gates. Igasugune ligipääs on väravate kaudu. I want us to look at Daniel chapter 10, verse 12 to 21. It's a passage that we can get some few things from as we talk about this. Ja järgmine vaatame Danieli raamatut. Daniel, what was it? Chapter 10, 10. peatükk. Verse 12 to 21. Ja 12-21. We walk with that passage slowly.
me vaatame aeglaselt selle läbi to pick what can be picked from. ja nopime siit asju. Yes, please. I think I will read it in Estonian, not English, because you know it. Let me find it in Estonian. Yeah. Not easy to find this book. Yeah. Okay, here it is. Verse 12. Do I read the entire? I'll tell you where to end. I want just to pick some points from it. Yeah, but I'm reading in Estonian. How you know when to stop I don't me? know. I want Is to it read. from 12 to 21? Yes. Selge, siis ma loen. Ja ta ütles mulle, ära karda, Daniel, sest esimesest päevast peale, kui sa andsid oma südamet mõista ja olla alandlik oma Jumala ees, võeti su sõnu kuulda ja ma olen tulnud su sõnade pärast. Yes. Pärsia kuningriigi kaitseingel pani mulle vastu 21 päeva, aga vaata, Miikael, üks peainglitest tuli mulle appi ja ma jäin sinna Pärsia kuningate kaitseingli juurde ja tulin sulle õpetama seda, mis rahvale juhtub viimsel päevil, sest on veelgi üks nägemus neiks päeviks. Ja kui ta minuga nõnda rääkis, lõin ma oma silmad maha ja vaikisin. Ja vaata, nagu oleks üks inimkäsi puudutanud mu huuli. Ja ma avasin suu ja rääkisin ning ütlesin sellele, kes seisis mu kohal. Mu isand nägemus on täitnud mind hirmuga, mul ei ole enam jõudu. Ja kuidas võikski mu isanda sulane rääkida isandaga, sest mul ei ole ikka veel jõudu ja mu hing on üha kinni. Siis puudutas see inimese sarnane mind jälle ja turgutas mind ja ta ütles, ära karda, armas mees, rahu olgu sulle. Ole julge, ole julge. Ja kui ta minuga rääkis, tundsin ma ennast tugevana ja ütlesin, rääkigu mu isand, sest sa oled mind turgutanud. Ja tema ütles, kui sa tead, kas sa tead, mispärast ma su juurde olen tulnud? Aga nüüd ma lähen tagasi võitlema Pärsia kaitseingliga ja kui ma temaga valmis saan, vaatas tuleb Kreeka kaitseingel. Ometi tahan ma sulle teada anda, mis on kirjutatud tõeraamatusse. Ei ole ühtegi, kes aitaks mind nende vastu, kui ainult teie kaitseingel Miikael. Yes, indeed. You went up to 21. Yes. Yeah. When you look at verse 12, Salmis 12. The Bible says, then he said to me. Ja piibel ütleb, et ja siis ta ütles mulle. It is like Daniel responding to what God said. Daniel räägib sellest, mida Jumal talle ütles. And this is what the Lord said. Ja siis nüüd isand ütles seda. Do not be afraid, Daniel. Ära karda, Daniel. What a wonderful response. Did you hear that? Kas sa nägid, mismoodi Jumal tema poole pöördub sõnadega, ära karda? In other words, God was saying, what you think the resistance is all about, it's not like I have permitted it. Ta ütleb seda, et see Daniel, mida sa oled kogenud, ära arva, et see on midagi, mis mina olen nagu põhjustanud ja mille mina olen lubanud. This is my paraphrase. Ma ise parafraseerin seda praegu. Do not be afraid, Daniel. Ära karda, Daniel. For from the first day that you set your heart on understanding this, sest esimesest päevast peale, kui sa andsid oma südame, et mõista. And humbling yourself before your God. Ja alandasid ennast oma Jumala ees. Your words were heard. Sinu sõnu võeti kuulda. And I have come in response to your words. Ja mina olen tulnud sinu sõnade pärast sulle vastust tooma. Just that scripture. Et see kirjakoht. Brings every resistance to a halt. See teeb nagu
tühjaks kõiksuguse vastuseisu. Because Daniel was contemplating and thinking, why is this resistance when I'm praying? sest Daniel mõtles, mikspärast mul on selline vastuseis, kui ma palvetan, nii raske on. There was the prince of the kingdom of Persia who was withstanding to close the door. The gate was not accessible. aga see oli tegelikult see Pärsia kuningriigi vürst, see vaimne valitseja, kes sulges vahepealt selle Danielile selle ligipääsu või selle värava. And if you may look at how long the gate could not respond, how many days was that? ja vaata, kui palju päevi see oli, kus Daniel oli nii-öelda nagu kinnise värava taga. If you're following it, how many days was that? 21 päeva. 21. Yes. The gate was not accessible for 21 days. nii et ta ei saanud sealt väravast läbi 21 päeva. Alike, your picture disappeared. We don't Yes, see I'm- you. Yeah, You- I'm just you are reading reading. the scripture. Okay, we Yeah, I'm understand. reading the Okay, scripture. yes. I'm reading the scripture. So it was 21 days, 21 päeva. And the way it is brought out is that, behold, Michael, one of the chief princes, came to help you. aga vaata, siis tuli üks peainglitest appi. Yeah, because the prince of the kingdom of Persia Pärsia kuningriigi üle oli see vaimne prints või valitseja. made it not easy ja tema seisis vastu ja tegi Danieli palveelu raskeks for access. ja ei lasknud tal ligi tulla. And look at it, we are looking at the gates of access here. me räägime ju ligipääsuväravatest. So gates and ports are very important for us. nii et need sellised portaalid ja väravad on väga olulised meie jaoks. There are rules that are set for gates and ports. ja nende väravate kohta käivad reeglid ja seadused. When you are praying, you don't experience the breakthrough, then Kui sa there's something palvetad. that has sat. kui sa palvetad ja nagu ei suuda läbi palvetada ja miski on kinni, siis keegi nii-öelda istub selle värava peal. On the access point. ta valvab seda ligipääsu, et sa nagu ei saa läbi. We saw the picture from Matthew 28 verse 2. Matteuse 28 andis sellest väga hea pildi. When you see in these two episodes, the angel came. vaata, mõlemas peatükis on juttu inglist, ingel, kes tuli. At the tomb, there were two of them sitting after the stone was rolled. pärast, kui kivi oli ära veeretatud, siis kes sinna sisenes, nägi kahte inglit istumas seal. And look at the contemplation of the women when they were going to the tomb early in the morning. What discussion did they have? ja mõtle sellele, mida need naised, kes sinna varahommikul läksid, mida nad rääkisid. If you understand, the discussion was talking about the gate, the entry. ja need naised rääkisid ju sellest, et kes meile selle kivi ära veeretaks, kes meile ligipääsu annaks. They said even his tomb there's a stone that is put, who is going to roll that thing away for us. et kes meid küll aitaks ja selle kivi eest ära veeretaks. You know, our strength, our wisdom, our knowledge meie oma jõud, meie oma mõistus ja teadmised cannot give us access. ei anna meile ligipääsu, läbipääsu. It's only when we are one with God. me saame läbipääsu ainult Jumala käest. That the enemy cannot stand and stop on any gate of access for us. vaenlane ei saa takistada ainult Jumalat, kui Jumal meile otsustab läbipääsu anda, siis see on ainus, kelle vastu vaenlane ei saa. He cannot have that access. Because God really moves him away from our things.
ainult Jumal on see, kes nii-öelda vaenlase teelt eest ära koristab, kes meile nagu meie teel ees seisab. And when you go to 14, it says, now I have come to give you an understanding of what will happen to your people in the later days. nii et Daniel ju palvetab oma rahva pärast ja ingel ütleb, et nüüd ma olen tulnud 14. salmis sulle õpetama seda, mis rahvale juhtub viimsel päevil. So when the hindrance is dealt with, nii et kui see takistaja on vahelt kõrvaldatud, by God, Jumal ise tegeleb sellega. by looking at what has been hindering you, et kui me vaatame seda, mis näiteks sind takistab või kes, then when God deals with the hindrance, et kui Jumal tuleb ja teeb tegemist selle takistajaga, he offloads the information. siis kui see kivi on nii-öelda eest ära veeretatud, siis sa saad osa sellest taevasest informatsioonist. He flips out the mission ta näitab sulle missiooni, because the mission cannot be flipped out if you still have hindrances. There is no access to the nations. There is no Wow. access to all those things that God has given you to do. When there is a blockage of the gate, you never see them. näiteks kui sa oled kutsutud missionisse või midagi, siis kui see takistus või see blokeering on ees, sa ei pääse rahvaste juurde, sa ei pääse kuskile, kuhu sa oled kutsutud. aga kui Jumal selle kõrvaldab, siis läheb see tee lahti. God wants us to have access Jumal tahab, et meil oleks läbipääs, because he has given us everything he wants us to be. sest et Jumal ise tahab, et me saaksime kõigeks, kelleks ta meid loonud on, et me saame kõik selle kätte. We have to represent him in the capacity that he wants us to represent him. ta tahab, et me esindaksime teda nagu täiel mõõdul ja täies võimsuses. But the gates are still closed aga mis teha, kui värav on kinni? until the stone is rolled away. nii kaua on kinni, kuni see kivi ära veeretatakse. Until the angel comes to deal with the prince of the kingdom of Persia. nii et kuni see ingel tuleb ja veeretab selle eest ära, selle takistuse, selle Pärsia kuningriigi vürsti nii-öelda. Then God gives us an understanding of the mission. siis Jumal toob sulle täis arusaamise ja teadmise sellest missioonist. He gives us what we need to know. ta annab meile teada, mida meil on vaja teada. He gives us what we need to understand about. ta annab meile arusaamist, kuidas toimida. He said, now I have come to give you an understanding of what will happen to you. nii et kui see ingel tuleb nüüd, siis ta ütleb, et nüüd ma olen tulnud sulle õpetama seda, mis juhtub viimsel päeval in the later days. ja järgmistel päevadel. For the vision pertains to the days of your yet future. sest et see nägemus räägib sellest, mis sind ees ootab. Listen to the response of Daniel in verse 15. You can read ja 15. vaata, mismoodi Daniel reageerib, ta lööb silmad maha ja vaikib. When he had spoken to me according to these words, et kui ingel oli minuga neid sõnu rääkinud, I turned my face towards the ground and became speechless. ma vaatasin maha ja olin täiesti sõnatu, ütleb inglise keeles. When access point is given and God begins to flip himself in your life, et kui sinu see ligipääs on avatud ja Jumal hakkab ennast ilmutama sinu jaoks, you become speechless of what is laid about your mission. siis see võtab täiesti sõnatuks, mida ta sulle näitab, mis sind ees ootab ja mis missioon sul ees on. Ask those that are doing missions and doing things accessed by God, and they will tell you, I became speechless of what I found and what I saw.
küsi missionäride käest ja mida Jumal neile näidanud on, et kui Jumal neile avab selle, mis ees on, siis see on selline tunne, et sa jääd täiesti sõnatuks. And he says in verse 16, and behold, one who resembled a human being was touching my lips. ja vaata, keegi nagu, kes meenutas inimest, inimolendit, puudutas mu huuli. This is a sharpening. siin on nüüd nii-öelda teritamine käib. When your access point to your gates that were closed are opened. Kui Wow. need suletud väravad tehakse sinu ees lahti And the access points are only opened by your dedication to prayer. ja see on ainus viis, kuidas need väravad sinu ees lahti lähevad, on see, kui sa oled tõeliselt pühendunud palvele. Daniel prayed for 21 days. Daniel palvetas 21 päeva. He fasted Ta paastus, because he felt the resistance. Every time I feel a resistance, I'm drawn to pray. et ta tundis vastuseisu. Iga kord, kui ta palvetama hakkas, ta tundis, milline vastuseis talle palves oli. There is no resistance that just comes abruptly. Ei, sellist suvalist vastuseisu ei ole, mis lihtsalt heast peast tühja koha pealt tuleb. Every resistance is planned by the enemy. Kui vastuseis on, siis see on plaanipärane ja sihilik konkreetse asja pärast. You only open the gates of access by prayer. Ja nendest nii-öelda kinni pandud väravatest saab läbi ainult palvega. When access is given, then God begins to make you understand why that door has opened. Ja kui see nii-öelda see vastuseis murdub, siis Jumal annab sulle ilmutuse sellest, mille pärast vaenlane sul tahtis teed eest kinni panna. And he begins to sharpen your lips. Ja ta hakkab sinut nii-öelda su huuli teritama. Then he said, then I opened my mouth. Ja siin Daniel ütleb siis 16. salmis, ja ma avasin oma suu ja rääkisin ning ütlesin. And said to him who was standing before me. Ja ütlesin sellele, kes seisis minu ees. On inglise keeles. Oh my Lord. Mu issand. As a result of the vision, anguish has come upon me. Selle nägemuse pärast olen ma nüüd nii ängistuses. Et mul on selline ängistus nüüd. Siin ütleb, et nägemus on täitnud mind hirmuga. You see the strength that is mentioned there? Ja siis ta ütleb siin, et mul ei ole enam jõudu. The human strength, the human wisdom, human capabilities. Nii, inimese jõud, inimlik võimekus. Are brought to a point where you feel, okay, I don't have strength. Nüüd selles punktis sa saad aru sellest, et sinul ei ole jõudu seda teha, mida Isand näitab sulle. Can all these things be done, accessed by me? Kas mina tõesti saan ligipääsu ja läbipääsu praegu nendele asjadele? The human strength says no. Ja inimlik jõud ütleb sulle, et ei, sina seda küll ei suuda. But the strength that is put and the sharpening of your lips when your mouth is opened, then the Lord shows you. Aga Jumal avab su suu ja nii-öelda annab sulle need sõnad. He shows you completely. Ta näitab sulle kogu pilti. Why that gate is opened. Kui see värav on lahti. And I pray for every sealed gate, every sealed portal. Ma palun praegu iga selle suletud värava ja portaali pärast. To open for us this year. Et need sellel aastal lähevad meie ees lahti. So that we begin to understand what God has laid before us. Et me hakkaksime aru saama, mida Jumal on. I have been praying for the Lord to open, to touch my lips in preparation of. Ja ma olen palunud, et Jumal puudutaks ka minu huuli
ja valmistaks mind ette of what He has ahead of us. selle jaoks, mis meid ees ootab. And so this is a piece of cake that I've given you, Et see on see väike torditükk täna hommikul, which we can share in the beginning of this Tuesday. mida siis tänasel teisipäeva hommikul jagada. I know the Lord can reveal a lot. Nii et Jumal võib meile siin teile veel asju ilmutada. Yeah, we are talking about the gates of access. Nii et täna me räägime siis nendest ligipääsuväravatest. And no power from the Prince of Persia Mitte ükski Pärsia jõud shall close our gates completely. ei saa hoida igavesti neid väravaid meie ees kinni. As we humble ourselves and draw ourselves to prayer, Et kui me alandame ennast ja läheme palvesse, the Lord comes again to reveal Himself, what He has for us. siis Jumal ise ilmub meile ja näitab meile, mis ees ootab. May what the Lord has for you Las see, mis Jumalal meie jaoks või sinu jaoks valmis on pandud, flourish in Jesus' name. las see läheb õitsele Jeesuse nimel. And I pray in Jesus' name this morning Ja ma palun täna hommikul Jeesuse nimel, that, Lord, there shall be no gate, no stone, et ei ole ühtegi kivi ega väravat, never be rolled away. mis jääkski eemale lükkamata. We pray that you come Ja me and palume, et sa open us tuled up ja avad meie ees selle läbipääsu for every locked gate. igasse paika, kuhu meil on vaja minna. In Jesus' name, Jeesuse nimel. amen. 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 Thank you so much. So much. Very exciting. And, Very, very exciting indeed. Thank you, Alec. Thank you. Have yeah, a blessed day. And enjoy. do you have an interview today? Interview today. Okay. So we pray and bless you that it goes well and you get your visa. Amen. Thank you so Amen. much. Amen. Bye-bye. Hallelujah. Bye. Amen. Bye-bye. Alec on Lusakas ja tal on siis viisaintervjuu ja peab oma dokumendid esitama ja siis, kui kõik hästi läheb, siis kui värav on lahti ja meie ka palvetame, on ju, sest väga paljudele öeldakse ei praegu, kes Aafrikast tulevad, on väga raske üldse viisat saada. Noh, Alik on kõik need 10 aastat saanud, aga tõesti, et need väravad ei jääks suletuks, et on vaja palvetada, et kõik läheb hästi ja ta saab viisa ja ta saab tulla, eks. Aga mis me siis täna hommikuse kohta ütleme, kas see oli niisugune väike kerge meeldetuletus, et me ei oleks apaatsed, et me ei vajuks lönti, et kui me hakkame palvetama ja miski on nagu kinni, et me siis ei lähe niimoodi lont minema, eks ole, et kivi on hauasuu ees ja ma ei pääsenudki ligi. See kivi ei pea jääma hauasuu ette ja need linnaväravad ei pea jääma suletuks. Ja siin nagu Danieli puhul, et ta palvetab 21 päeva, et saada aru, mis siis nüüd Iisraeliga juhtuma hakkab, sest aeg on täis ja peaks midagi toimuma hakkama Iisraeli rahvaga. Kuidas siin, ma ei mäleta enam, milles siin oli siin selles Danieli raamatus, aga Daniel palvetab rahva pärast ja põhimõtteliselt jah, ta tahab aru saada, mis toimub. Ja nagu Alik ütles, et ta kogeb seda raskust 21 päeva ja nagu ei saa ega saa asjale pihta. Kas ei ole vahel niimoodi, et meie elus on ka, et sa mingisugune olukord ja sa palvetad ja sa ei saa aru, kust kohast asjale ligineda üldse. Sa ei saa aru, kellega või millega sul tegemist on, eks. Ja siin nagu Alik ütles, et 21 päeva, kuni see läbimurre tuleb, Daniel võis arvata, et Jumal ise hoiab. Jumal ise ei taha temaga rääkida.
on ju nii? Kui sa 21 päeva palvetad ja mitte midagi ei tule läbi, siis on selline tunne, nagu Jumal ise ignoreeriks sind. Ma usun, et nii mõnelgi võib olla see tuttav tunne, et palvetad ja vaikus on. Ja selline tunne, et Jumal on selja keeranud ja ära läinud või lihtsalt ignoreerib ja sa nagu üksi räägid. Ja vastust ei ole ja kaua võib, eks. Ja nagu kõik on kinni ja sihuke. Ja siin nagu Allik ütles 12. salmis, et kui see läbimurre tuleb, siis tuleb ju see sõna, kus ingel ütleb, et ära karda, Daniel. Et tegelikult, kui sa hakkasid palvetama, et aru saada, mis toimub või mida teha või kus kohas see olukord on pärit või mis seda põhjustab või kuidas üldse sellega ümber käia. Kohe, kui sa hakkasid otsima seda selgust ja vastust, mina olin valmis sulle vastama. Vaata, kui positiivne see on, see teadmine, et kui mina küsin Jumala käest mingi olukorra kohta, Jumal on täis tahtmist mulle vastata, aga vahel on see, et kuskil õhuvallas on üks blokeering, see võib olla minu oma hinges näiteks. Mingisugune, ma ei tea, mingisugune valearvamus või mingi eelhäälestus või mingi muu blokeering meie oma hinges või siis meie vaimses atmosfääris meie ümber, meie peres, meie majas, meie linnas, meie tänaval. Kuskil on midagi, et sa nagu ei pääse, sa ei pääse ligi sellele, eks. Aga nagu siit nähtub, Jumal oli kohe valmis vastama. Nii et see, kui me seda arvesse võtame, siis me ei jäta järgi. Me ei jäta järgi, vaid me nii kaua palvetame ja kui ikka ei saa, siis me võtame paastu appi. Ja me tõesti läheme nii-öelda sügavasse ja nii-öelda otsime neid pragusid, otsime seda pragu kuskilt sealt, kus need veed tammi taga on kinni, eks. Ja kuni me ühel hetkel, Jumala vaim juhatab meid selle praoni, kuidas need tammid saavad murduda ja järsku sa saad aru ja järsku tuleb see ilmutuse valgus. Ja et huvitav, et Allik ütleb siin, et kui Daniel otsib siin Jumalat, siis mida tal on vaja, ta otsib arusaamist. Ta otsib arusaamist, mida selles olukorras teha, mis üldse toimub, kuidas toimida, mis on vastus, mis on lahenduseks. Ja see on ju see, mis meie elus on ju tihtipeale. Me võib-olla võib-olla meil on mingi üldine probleem, et nagu töötus on kaua aega ja ma ei tea, kuskohast tööd leida. Siis palve on et ma leiaksin tööd. Aga tegelikult, mida me palves otsime, on Jumal, näita mulle, mis ma pean tegema. On ju nii? Jumal, näita mulle, mida ma valesti mõtlen, kas ma mõtlen valesti, kas ma otsin vale koha pealt. Ütle mulle, kas ma pean ootama, kuhu ma pean minema, kelle poole pöörduma. Anna mulle mingisugustki nõu ja tarkust, eks. Et me otsime küll konkreetseid lahendusi. Tema tõi siin näiteks missiooni, eks, et kui sa tead, et sa pead minema mõne rahva juurde, aga sa ei kujuta ette, kuidas sa sinna saad ja see nagu on kinni, eks, siis me palume, et Jumal, et see värav läheks lahti, aga tegelikult, mida me palume, on ju see, et Jumal, näita, mida mina pean tegema. Kas on midagi, mida mina pean tegema, et see värav lahti läheks? Me küsime tarkust ju. On ju nii? Mõtle, kui palju olukordi, mis meil võib olla, kus on nagu kinni ja me ei pääse edasi. Mida meil vaja on nagu see väeülem ütles, ütle ainult üks sõna. Ja mu sulane saab terveks. On ju? Et inimene ei ela ükspäinis leivast, vaid igaühest sõnast, mis lähtub Jumala suust. Ja saatan teadis, et Daniel ei tohi saada selle info ligi.
mida Jumal talle näitab, eks. ja samamoodi saatan teab ka seda salmi, et inimene ei ela ükspäinis leivast, konkreetsetest füüsilistest vastustest, vaid inimene elab sõnast, mis tuleb Jumala suust, sest kui see sõna on tulnud, siis ei suuda sind enam mitte miski takistada. Vaata, kui Jumal ütles seal Ananiasele, et mine õigele tänavale, eks, oli tohutu kristlaste tagakius, eks. ja Ananias oli mures, et kristlasi viiakse vangi ja arreteeritakse ja Jumal andis talle palves selge vastuse. mine õigele tänavale, mine sinna, 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 seal on see mees, kes kristlasi taga kiusab, mine palveta tema eest, eks. ja te saate suurest tagakiusust lahti. On ju, et see füüsiline vastus tuleb ikkagi Jumala, tähendab see füüsiline vastus meie ellu on selle sõna taga, mida meil on vaja Jumala käest kuulda. Aga selle sõna meieni jõudmise ees on blokeering. ja see, me otsime seda piiblist, me otsime seda palves, me kuulame ja mida visam on see vastuseis, mida rohkem on see olukord kinni, seda rohkem me peame teravdama ja fokusseerima oma tähelepanu, on ju. kas ei ole nii? Alguses me lihtsalt ütleme niimoodi, paneme käed kokku ja ütleme, isa, ma palun Jeesuse nimel, anna mulle tööd, aamen. Tööd ei tule. Või et, mis iganes küsimus meil on, eks ole. Nii, nüüd on järgmine kord juba, sa võtad seda asja tõsisemalt, eks. Ja kui ei tule ja ei tule, sa lähed aina nii-öelda see teritamine, mida Aalika mainis, eks. Sa muudkui teritad oma fookust ja lõpuks hakkad mõtlema, et mis asi see on, et vastust ei tule, eks. Ja siis sa pead minema lausa nii-öelda, kuidas ta Aalika ütles siin, et kus see kirjakoht siin oli, et kui sa andsid oma südame või pöörasid oma südame, et saada arusaamist, saada taipu ja mõistust, eks. Ja kui sa alandusid, eesti keeles on ju olla alandlik oma Jumala ees, see ei ole üldse hea tõlge. Olla alandlik oma Jumala ees. Ta ütleb siin, et ja kui sa alandasid ennast Jumala ees, tähendab selles mõttes, et sa lasid ennast alla. Sa tõesti võtsid selle aja, et panna nüüd oma igapäevane kiire ja selline aktiivsus ja kõik see, et sul on nii palju tähtsat teha ja siis aeg-ajalt sa ütled, et jumal, kaua sellega läheb, miks sa, anna mulle juba tööd, eks ole. ja samal ajal sa ruttad juba järgmise asja juurde. ja nüüd see enese allapanemine on see, et sa ütled hästi, ma nüüd panen oma elu praegu pausile ja ma ei ütle Jumalale enam asju kuidagi jooksu pealt ja üle õla. Vaid nüüd ma tõesti tulen, panen põlved maha ja olen tema ees ja ootan. Ja nüüd ma tõesti võtan aega, et temaga põhjalikult rääkida, eks. Ja kui Daniel seda tegi, siis ingel ütles, et vaata, siis kui sa hakkasid seda tegema, siis hakkas vastus kohe liikuma sinu poole. Võib-olla tõesti niimoodi, et mõned asjad meie elus ja need vastused, mis meid närvi ajavad ja frustreerivad ja võib-olla isegi panevad pahandama Jumala peale, on see, et me palvetame kuidagi jooksu pealt, käigu pealt. On ju nii? Me ütleme lihtsalt nagu pereliikmele või, et Jumal, tee nii, palun seda, palun teist. Ja kui ei tule, siis sa oled üllatunud, et miks ei tule, on ju vaja, ma ju ütlesin sulle, ma ju palusin, eks. Ja mõnikord on Jumalal vaja meie sügavamat tähelepanu ja keskendumist, sest see informatsioon, mis meieni peab tulema, on võib-olla väga mahukas. Ja Jumal ei kavatse sulle seda mahukat informatsiooni anda, kui sa suhtled temaga niimoodi üle õla repliikide korras käigu pealt. Oma selliste 5-minutiste palvete sees, eks. Ja
ja see värav ei lähe lahti võib-olla, see jääbki kinni võib-olla meie prioriteetide pärast. Sest kui Daniel oleks lihtsalt nurisenud oma sees, et mis värk sellega on ja miks juba ei tule see, mis Jumal on lubanud ja kui ta oleks lihtsalt niisuguseid nurinapalveid Jumalale öelnud, siis ei oleks see läbimurre mitte kunagi tulnud. On ju nii? Kuidas see tohutu informatsioon, mis siin edasi tuleb peatükkide kaupa, kuidas see täiemahuline info Danielile tuli? Kui ta oli 21 päeva Jumala ees oodanud järjekindlalt ja pöörates oma fookus nüüd selle informatsiooni saamiseks. Ja nüüd sai Jumal läbi murda ja saata selle ingli ja hakata talle alla laadima kõike seda. Et kas võib olla ka see, et see probleem, mis meil elus on, see küsimus, mis meil elus on, see teadmine, mis meil on vaja, see arusaamine, mis meil on vaja, kas võib olla see, et nii-öelda, et see informatsioonikaubalaadungid, need suured koormad, veoautokoormad informatsiooni, mis Jumal tahab tuua, need ei mahu sellest nõelasilmast läbi, mis sa Jumalale pakud. See võib ju ka olla, on ju? Eks, ütleme nii, et see, mis Jumal tahab sulle tuua, on nagu võib-olla kaubarong. Aga sina annad Jumalale sellise sukanõela silma ja ütled, näe Jumal, minu palve on siin ja selle nõela silma kaudu anna mulle vastus. Jumal ütleb, ma ei mahu. Ja nüüd vaata, Daniel teeb siin selle 21 päevase paastu ja palvega, ta teeb selle platsi puhtaks ja ta avab Jumalale selle võimaluse tulla kogu selle informatsiooniga. Nii et üks asi ka, miks need väravad võivad suletud olla ja miks vaenlane seda nii visalt kinni hoiab meie eludes, on selle kaudu tegelikult, et meil ei ole aega. Kas see ei või olla nii? Kuidas saab vaenlane väravat kinni hoida? Sa näed, sellise palve pühendumisega värav ei jää kinni, ingel tuleb selle informatsiooniga. Aga kuidas saab vaenlane tagada, et see sõna sinuni ei jõua? On see, et ta pommitab su mõistust kogu aeg sellega, mida sul on vaja teha. On ju? Ütle oma palve juba ära ja jookse minema. Jumal teab niigi juba ennem, kui sa palud, ta teab, mis sul vaja on, eks. Sul on vaja sinna jõuda, sul on vaja täna seda teha, sul on see teha, sa ei ole seda jõudnud teha, sul on see kuhi ootab ees, see. Ütle oma Jumalale lihtsalt üle õla kiiresti see palve ära, sest Jumal saab aru, et sul on nii palju vaja teha. Ja vaata, kui ta niimoodi meid kogu aeg pommitab, ja siis on õhtul see, et ta ütleb, et sul ei ole palveks aega või jõudu, sest et sa oled väsinud, Jumal teab, et sa oled nii hõivatud, sa oled nii koormatud ja nüüd on vaja lõõgastuda ja nüüd ei ole aeg palveks või piibliks või Jumalaga olla. Nüüd on vaja lihtsalt puhata. Ja need mõtted, mis kogu aeg pommitavad, on tegelikult need, mis sulgevad vastuste väravad meie ees. Sest kui me ei võta seda aega, ja ei pane ennast maha niimoodi nagu Daniel Jumal ette, siis see hea vastus, mille Jumal tahtis tuua, see ei mahu läbi. See ei mahu läbi, eks. Nii et siin on sellised väikesed mõtted, mis minul praegu kuidagi spontaanselt siin tekkisid. Et kui oleks Daniel väga lühikest aega siin ainult oma nurinapalveid öelnud, siis ei oleks see vastus läbi tulnud. Jumal ei tule, vaata mitu lehekülge siin on 11. peatükk Põhja ja Lõuna kuningad, 12. peatükk lõpuajast, siin on ikkagi väga palju teksti. Mismoodi sai Jumal Danielile vastata pisikese palve peale sellise pika tekstiga, ta ei oleks saanud. On ju? Et selleks, et tõeliselt Jumal meiega kõneleks ja me võiksime üles kirjutada pikki tekste
mis Jumal meile asju lahti seletab. Selleks on vaja võtta see Danieli positsioon ja võtta aega. Anda Jumalale võimalus need väravad lahti kangutada. Nii et need koormad meieni läbi mahuksid. Nii et võtame sellel nädalal ja eeloleval ajal selle aja, et palvetada oma kinniste väravate ees. Küsime Jumala käest, kas väravad, mis meie ees on kinni ja palvevastused, mis ei ole meile läbi tulnud. Ja mis tekitavas meis natukene pirtsakust või turtsakust või pahameelt või enesehaletsust või saate aru, et ikka ei ole, palun ja ikka ei ole. Kas võib olla see, et ongi kivi, on ära veeretamata ja ongi vaimses maailmas on kraanid kinni, sellepärast et me ei võta aega nagu Daniel. Ja see nõuab oma südame alandlikkust. No, vaatan, vitsin on 5 minti aega veel. Täna ma jäin lugema eilset laulu. Selles võiduplaanis on Piibli lugemiskavas oli eile 131. Ja ma pidin lugema 132, aga ma hakkasin uuesti lugema seda psalm 131, mis eile oli. Ma jäin nagu sellesse nii kinni. Eile see nagu ei kõnetanud mind, täna kõnetas. Ja Taavet ütleb, issand, mu süda ei ole kõrk ega ole mu silmad uhked. Ja ma ei nõua asju, mis mulle on liiga suured ja imelised. See on hoopis, et õigesti tuleb lugeda teisi tõlkeid, see on üsna selline kummaline tõlge eesti keeles. Eks ma ole oma hinge taltsutanud ja vaigistanud. Otse kui võõrutatud laps ema juures. Otse kui võõrutatud laps on mu hing minus. Iisrael, looda issanda peale nüüd ja igavesti. Ja ma hakkasin vaatama inglise keeles, kus Taavet ütleb, issand, mu süda ei ole upsakas. Üleolev, kõrk, suureline, ninakas. Siin, kui Taavet seda ütleb, siis ta peab ju kogema seda oma sees, et ma ei ole upsakas ja ninakas. Vahel, kui Jumal sind tabab keset päeva, sa avastad, kui ninakas ja upsakas ja kõrk ja ülbe ja suureline sa oled. Mingisuguses olukorras, tööolukorras näiteks, avaldad arvamust millegi suhtes, kertsutad nina, oled põlglik millegi asja suhtes ja siis vot selle kirjakoha baasil võid äkki avastada, et sa eldus küll, kus me läheme vahel ennast täis. Eks? Ja teine rida, ega ole mu silmad uhked. Inglise keeles oli lofty. See on, no just nimelt, et mu silmad ei ole sellised kuidagi ennast ülendavad või suurelised sellised endast jubejal arvamusel, et pidades ennast targemaks, paremaks, haritumaks, igas mõttes paremaks kui see sinane Tölner. Mäletate seda ja variseri, kes palvetas, et ma tänan Jumal, et mina ei ole selline nagu see maksukoguja. Ma olen palju parem inimene. Ma tean palju paremini, kuidas õigesti kristlikult käituda, eks. Ja Taavet on alandanud ennast siin ja ta ütleb, ma ei ole kõrk ja mu silmad ei ole ülbed. Ja ma ei topi oma nina asjadesse, mis minu jaoks on liiga rasked ja arusaamad. Vaata siin, eesti keeles ei tule see välja, ta ütleb, et ja ma ei nõua asju, mis mulle on liiga suured ja imelised. See on nagu, ma ei tea, natukene kummaline. Ta seob selle kõrkuse ja ennast täisoleku ja upsakuse ja uhkuse ja ninakuse ja enesekesksuse ja enesest heal arvamusel olemisega. Ja ta ütleb, et kui ma ei ole selline, siis ma ei topi oma nina asjadesse või
ma ei kipu avaldama arvamust asjade suhtes, mida ma tegelikult ei mõista ja ei tea ja mis on minu jaoks üle minu mõistuse ja liiga keerulised ja mida ma ei valda ja mille võtmeid mul ei ole. Ma ei sekku sinna, ma ei topi oma nina ja ma ei kuku iga asja peale oma lolli tarkust avaldama. Et see Taavet annab endale aru, kus ta peab hoidma oma moka maas, sest ta ei saa aru, ta teab, et ta ei tea tegelikke tagamaid. Vaadake, kui sa mõtled tänast internetimaailma, siis sa saad aru seda, et kõik need suured eksperdid kõikides teadusalades, poliitikaeksperdid, kes meil on igas külas ja iga mätta ja kivi otsas, kes teavad täpselt, mida mingi rahvas või mingi valitseja peab tegema ja alati teavad paremini. Need on absoluutselt selle laulu 131 vastu. On ju, aga Taavet ütleb, ma ei aja ennast tupakile ja mu silmad ei ole ennast täis ja ma ei topi oma arvamusi nende asjade kohta või sinna nendesse asjadesse, mis on minu jaoks liiga rasked ja üle minu mõistuse, mille tausta ja tagamaad ja tegelikku olemust ma ei tea, ma ei mõista. Ja ta ütleb, et ma olen oma hinge vaigistanud. Vaata, kus see pahategija on. Piibel ütleb, et meie keel on see pahategija, mis on täis surmavat mürki, eks. Aga kus kohas see keel oma jõu saab, on hingest. Ja ta ütleb, eks ma ole oma hinge taltsutanud ja vaigistanud. Hinge on vaja taltsutada iga päev. Hing on kogu aeg, topib oma nina ja avaldab arvamust ja mõistab kohut. Kogu aeg me teame paremini, mismoodi teised peavad mõtlema ja tegema ja käituma. On ju? Ja me tõstame ennast tegelikult alal lõppmata inimestest üle. Aga Taavet ütleb, mina olen ennast alandanud. Ma olen nagu võõrutatud laps. Ja ma loodan issanda peale. Asjad, mis minu jaoks on liiga suured ja liiga keerulised ja täiesti arusaamatud. Ta ütleb, Iisrael, asjad, millest sa aru ei saa. Usalda issandat, looda tema peale, eks. Ja vaata nüüd selle sama laulu ma seoks selle Danieli 10. peatükiga. Kui Daniel võtab selle aja maha, ta sisuliselt teeb seda, mida Taavet siin laulus 131, kas pole nii? Sest ingel ütleb sellest päevast alates, kui sa pöörasid oma südame päriselt ka asjadest aru saama ja alandasid oma hinge. Kui taevas seda nägi, sellest hetkest hakkas vastus liikuma. Nii kaua, kuni sul oli igas suunas arvamusi pilduda ja igale ühele nõu toppida, mida ta küsinud ei olnud, see vastus sinu suunas liikuma ei hakka, sest sa oled ise tark. Sa oled ju nii tark, sul ei ole ju mingit abi vaja ju. Sa oskad kõigile ise nõu anda kõigis valdkondades, igas teaduse asjas. Sa oskad kõigile ise nõu anda, mis tarkus sul vaja on. Aga vaata, kui Taavet toob ennast alla, kui Daniel tõi ennast alla ja ütles, mina ei tea, mina ei oska, mina ei saa aru, ma ei tea neid tagamaid, ma hoidun oma arvamuse avaldamisest. Kui Jumal näeb seda, vau, suletud väravad hakkavad lahti minema. Kas ei ole kummaline? Nii kaua, kuni me ise oleme suured ja ilusad ja targad ja tugevad, me ei näe me näeme vastuseid nagu oma kõrvu. Kui me tuleme oma sealt kõrge hobuse seljast alla, jälle ütleme nii, nagu Taavet siin laulus 131, palume andeks oma upsakuse ja ütleme, mina tõesti ei saa aru.
ma kardan eksida, ma ei tea, kellel on õigus, ma ei tea, mis siin tegelikult toimub, ma ei tea, kas see on ikka kurat. Äkki Jumal oled see sina või ma ei tea, kas sa oled ikka sina, Jumal. Äkki vaenlane petab mind, mina ei tea. Ma ei oska nõu ka anda, sest ma kardan eksida, ma kardan inimestele vale nõu anda, sest ma ei näe nähtamatusesse. Ja nüüd, kui sa tood iseennast alla, siis võib hakata Jumala tarkus sinu suunas nüüd alles liikuma. Nii et ma praegu järeldan sellest, panen ka piibli ära, et ma rohkem ei räägiks. Ma järeldan siin sellest seda, et mis on see, mis paneb tihtipeale meie ees läbipääsuväravad kinni, on meie oma tarkus, meie oma ülbus, meie oma uhkus, meie oma kiire, meie oma hinge aktiivsus. Kõik see on see, et vastust ei tule. Ka kui me alandume ja paneme kõik selle kõrvale ja maha ja hakkame päriselt Jumala ees ootama, et kuulda tema käest, tema tarkust ja tema mõistust, siis hakkab see vastus liikuma. Ja see võib-olla ei toimu ühe päevaga, sest kui me oleme näiteks 3 aastat olnud ülbed ja ennast täis, mõni 10, mõni 20 aastat, ja nüüd on äkki sul meeleheitlikult tarkust vaja, siis Jumal ei vasta ühe päeva otsimise peale. Vaid üldiselt need asjad on tasakaalus. Nii kaua, kui sa oled ise oma enese jõus ratsa edasi pannud ja palju jama kokku keeranud, siis need on tasakaalus umbes ka see aeg, mis sa nüüd pead ennast alandama Jumala ees ja päriselt ka nii-öelda sealt rattast maha tulema. See, mis üle võlli käis, selle tood maha ja vaikid. Vaata, Daniel ütleb seal, et kui ma seda kuulsin, siis ma lõin oma silmad maha ja vaikisin. Huvitav, miks ta seda tegi, eks? Kas võib olla see, et kui Jumal ütleb sulle mingis olukorras ühe sõna, kus sa olid nii tähtsust täis, no Jumal, ütle talle siis, et mul on õigus. No ütle siis Jumal talle ometi, mis ta peab tegema. Mina näen, mis ta peab tegema, aga ta ju ei kuula mind. Ütle Jumal sina, mis ta peab tegema. Ja kui Jumal ütleb sulle, et sa oled iseennast täis või ütleb sulle, sa oled kade. Või ütleb sulle, nagu mulle ükskord kunagi ingel ütles unes, kui ma tahtsin vastust, ma tahtsin prohveteeringut saada, sest ingel nagu tõi prohvetliku sõna minu unes tervele ringile inimestele ja mina ootasin ka seal niimoodi näiliselt alandlikult. Ja see, kui ma seal niimoodi mõtlesin ja ootasin, et millal ta minu juurde tuleb, siis see ingel pööras üle õla ja nähvas mulle lihtsalt, sina üldse paastu enne 3 päeva. Vaat selline, kui Jumal sulle ütleb, kui ingel ütleb sulle midagi sellist, siis sul ei ole tõesti muud, kui lüüa oma pilk maha ja vaikida. Sest sa saad siukse matsu ja saad aru, kui iseenesest purjus sa oled olnud. Et kui ingel ütleb sulle, et sina üldse paastu enne, kui ma sinuga rääkima hakkan, eks. Nii et üldiselt jah, mõtleme nende asjade peale täna, miks meie väravad on suletud ja kuidas nad lahti saaksid. Võib-olla meil on vaja aeg maha võtta oma suurest tarkusest ja selle asemel, et pidevalt Jumalale nõu anda, mida tema peab tegema. On ju, mida me ju teeme, eks, vaid me äkki vaikime ja oleme tema ees ja ootame, kuni tema vastus läbi murrab meieni. Võib-olla meie suur uhkus ja ülbus on ise selle värava kinni pannud. Aamen. Kas Eelika, sina võtad äkki palves kokku? Isa, tõesti, sina näed ja tead ja tunned meid. Ja tõesti, isa, meil kõigil on olnud neid olukordi ja aegu, kus me oleme keskendunud iseendale ja oma tegemistele ja vähem sinule. Tõesti õpeta meid aega maha võtma.
tõesti õpeta meid olema südamega sinus ja mitte ainult mõistusega. Ja tõesti, isa, mina palun ka andeks kõik need korrad, kus kõiksugused muud asjad on olnud mulle olulisemad. Kus ma olen ennast imetlenud. Isa, tõesti tänu sulle selle sõna ja meeldetuletuse eest täna. Sest kõik, mis meil on, tuleb sinu käest. Kõik meie annid, kõik meie oskused. Mitte meist enestest. Ja tegelikult kuulub kogu au igasuguse edu eest sulle. Isa, tõesti õpeta meid kuulama. Me tõesti tahame õppida oma südant vaigistama, oma mõtteid vaigistama. Et sina saaksid läbi tulla ja öelda meile seda, mida sa oled ammu tahtnud öelda. Isa, tõesti õpeta meid meie südant ette valmistama. Et see sinu sõnum tuleks tõesti pinnasesse, mis selle vastu võtab ja vilja kannab. Isa, tänu sulle selle hommiku eest. Tänu sulle Aaliku ja Riina eest. Ja sinu sõna eest. Kõigi selle eest, mida sina heldelt tahad meiega jagada. Sinu suure võimsuse ees me kummardume. Ja tõesti, isa, saagu meie väikseks ja sina suureks. Jeesuse nimel. Aamen. 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 Mõtleme siis nende asjade peale see nädal ja võib-olla tuleb nii mõnigi, võib-olla me saame nii mõnegi vastuse, kui me läheme tema ette selles alandlikus olekus ja selle suur enesetähtsus ja enesega rahulolu ja eneseimetlus ja ka mida sina, Eelika, mainisid. Kui need asjad on maha käinud, võib-olla siis kuuleme ka meie seda, mis ingel ütles Danielile, et sellest päevast, kui sa päriselt ka otsid oma südame, et otsida seda arusaamist ja alandasid ennast, sellest päevast hakkas vastus liikuma. Et mõtleme nende asjade peale ja ma arvan, et tuleb hea nädal. Jeesuse nimel. Aamen, näeme jälle. Aamen.